Jaa, vahepeal ma siin tegin mingid liigutused selle ka niinimetatud podcasti osas, kus siis sellest meie vestlustest siin tekib sisu. Siis ja siis minu imeline ai partner arvas, et selle asja pealkiri peaks olema Sisemine naine, selle podcasti nimi. Ja kui me räägime sellest hooajast, siis see on kalibreerimine. Et esimene hooaeg räägib terve see suvi sellest, kuidas mingid sisemise naise lood tulevad ja toimub mingi teatud määral sisemine kalibreerimine ja mida ma siis saan koos teiega teha. Ja siis ma täna enam-vähem mingi päev otsa küsin enda käest, et noh, Einike, mis me siis täna räägime, juba tegelikult eile. siis ma ikkagi mõtlesin eile õhtul, et äkki ma ikkagi saan teha. aga mul on siin ka tohutavalt, ma ei tea, väljakutsuv levi olukord siin maal. ja siis ma otsustasin, et okei, lasen lahti ja tuleb parem viis veel. ja, ja siis meil tuli meelde, et mul on kaasas või õigemini viimasel hetkel mees arvas, et me võiksime võtta Tartust meie ruuteri kaasa, sest sellega saab igal pool internetti tekitada, aga me ei ole kunagi seda kaasa võtnud varem. nii et täna hommikul ta tekitas mulle mingi levi ka siia, mis ei ole sõltuv teistest, nii et siis ma mõtlesin päev otsa nagu, et nii, mis on see nagu, et ma ei läheks nagu sinna loogika koha pealt sisse, sest et nüüd ma võiks igast asju välja mõelda ja siis ma tahaksin juba mõelda homse, ülehomse ja nii edasi teemad kohe, tahaks nagu mingi hullu plaani teha. ja samas ma ise tegelikult tahan kogeda seda, et kuidas ma loon koos teiega, kuidas see kõik hakkab looma ja alati on tegelikult midagi, mida välja tuua. ja siis ma tund aega tagasi viskasin lihtsalt pikali, mõtlesin, et okei, mis on see, millest mina nagu tahaksin rääkida ja mis on see, mis kuidagi puudutab mind ennast või millele sõnade andmine kõnetaks mind ennast kõige rohkem. ja kui me eelmine kord rääkisime, et umbes, et kes ma olen või kelleks ma siis, kellena ma tahan tegelikult ka seda füüsilist reaalsust kogeda, siis tegelikult me saame täna võib-olla küsida hoopis seda, et aga mida ma teen selleks, et sellel minul oleks ruumi minu praeguses elus, et see naine saaks nagu, oleks ruumi siia ellu tulla kõikidel nendel asjadel, mis kaasneb. ja teisest küljest ka eelmisel korral korraks puudutasime seda, et aga mis siis, kui ma ise loon endale pidevalt illusiooni, et see naine on keegi nagu, kelleks tuleb muutuda. ehk tegelikult võib-olla olen mina juba praegu väga suures osas see juba, kelleks ma tahan saada, et võib-olla seal ei ole mitte mingisugust niisugust kilomeetreid aega vahel või aastaid või ma ei tea, oi, ma pean nii palju asju tegema ja siis ja siis ja siis. ja siis ma mõtlesingi, ma täna tegelikult kuulasin seda meie vestlust ka natukene niimoodi poole kõrvaga üle ja, ja just see koht, kus mina ise mõnes mõttes selle meie eelmise kirjutamise tagajärjel sain taipamise, et see uskumus või mingi lugu kuskil räägib, et umbes, et nii palju aega kulub selleks, et see kõik sulle reaalsusesse maanduks. siis ma saan aru, et mingi aja illusioon on siin, onju, aga tegelikult ja tegelikult see aja illusioon hoiabki eemal ju seda, mis ta siis võiks olla. ehk siis täna ja natukene räägin siis sellest, kuidas mõnes mõttes, mm, et mis on need viisid, mida me saame ise teha ja tegelikult üsna sageli on need täiesti need tavalised viisid, mida me ka teeme, aga et aga anda ka nagu natukene avada seda ruumi või tuua sisse neid erinevaid viise, kuidas üldse seda ruumi endale teha. ja siis mul sündis ka veel niisugune väike praktika, mida siis me võiks koos teha ja vaatame, mis me siis sealt koos avastame, sellepärast et seda me ei tea kunagi ette, mis nurga alt või millise kõrvaga keegi kuuleb või kuulab ja mis sealt siis tulema hakkab. igal juhul ma arvan, et minu jaoks on olnud ikkagi elus kirjutamine see ja ma olen sellest ka varasemalt hästi palju rääkinud, et
mingil viisil annab kirjutamine mulle võimaluse olla iseenda vaatleja. Ehk siis ma võin kirjutada niimoodi, et ma protsessin kirjutada, siis vaatan, loen, oota, mida ma nüüd panin, mis siin veel on. aga teisest küljest on see, et ma kirjutan iseenda jaoks mingeid asju üles lihtsalt ka kasvõi selleks, et ma mäletaksin, mida ma vahepeal olen loonud. Sest et üsna, noh, ma ei tea, kasvõi seesama eelmine kord, eelmises saates kõlanud või eelmisel korral kõlanud näide on ju sellest kõne asjast. ega muidu noh, kui me ise endale, vaata, et kas, kui isegi kui ma ütlesin ka eelmine kord, et pane neid krutskiga asju ka kirja. aga vaata, elu läheb edasi ja siis mingi 3 nädala pärast juhtub elus miskit. ja siis sa tegelikult saad aru, et aga ma ise kirjutasin. jah, ma võib-olla ei olnud täpne mingites asjades ja võib-olla ma sain mingil teisel kujul selle, aga minule meeldib nagu seda mängu ka mängida ja mõnes mõttes see, et ma hakkan nägema seda enda loojat iseendas. et see, ja vaadata tagasi, oota, vaata, näed, kirjutasingi, ütlesingi või minul see legendaarne lugu sellest minu loomisest, et, et kuidas ma ei tea, 5 aastat tagasi Piia, ma arvan, oli selles samas ruumis ka sees, kus ma Eenik ütles, et aga mina tahan endale enda retriidikokka, personaalkokka ja nii edasi, aga see oli nagu läbi huumoriga niimoodi loodud, et nagu halloo, onju. ja siis ma kohtusin oma abikaasaga, kes juhuslikult on kokk. ja siis ma lõin sellega ka niimoodi, et ta ei saanud Eestis ka kohe tööle asuda. see tähendas seda, et ta oli aasta otsa elas minuga, nii et tema ainus tegevus, mille kaudu ta sai justkui kasulik olla, oli see, et ta oli lihtsalt minu kokk hommikust õhtuni 3 korda päevas. ehk siis ma sain aru, et okei, et oma ka selliste soovidega tuleb olla nagu heas mõttes ettevaatlik, aga samal ajal sedasama energiat, mida me võib-olla teinekord nagu mingis, paneme natukene elule soola ja pipart ja suhkrut ja maiuseid ja krõmpsuvat ja voolavat on ju juurde. aga lihtsalt see viis, kuidas ta tuleb. ehk siis ma arvangi, et minu jaoks on olnud see kirjutamine niisugune tegelikult kõige otsesem viis, kuidas materialiseerida. et sa kirjutad, siis sa juba näed ja siis see tekitab mingi huvitava nagu juba esimese sammu sellest nagu füüsiliseks saamisest. ja teine asi, see minu tantsupraktika või see läbi keha liikumine, liigutamine ja nii kui ma selle oma elust välja jätan, siis tegelikult nagu kõik jääb stuck. noh, ja ma tavaliselt tunnen seda läbi selle, et mul hakkab siis selgroogu nagu sellist nagu ma arvan, et see on hästi selle naiseliku energiaga seotud, et kui keha liigub, siis on lihtsam seda energiat nagu läbi lubada ja tavaliselt mul pinged nagu jooksevad siis noh, kuhugi selgroo peal kinni või siis noh, kõige hullem versioon sellest, kus ma olen iseenda ära unustanud ja tegelikult ei ole lubanud endal luua, on siis, kui mul tuleb migreen. noh, siis on nagu see hetk, kus mind lihtsalt pannakse sirulipp voodisse ja tavaliselt see algab mul mingi kaela siit, mingi tuleb siit, hakkab üles tulema ja, ja, ja see on ka nagu niisugune märk, et oota, kas sa üldse annad õhku oma elule? kas sa lubad endal lõdvestuda, kas sa lubad olla? ja ma saan aru, et see ongi nagu see, et see ühest küljest nagu ma ise tajun seda, et ta ei ole nagu see ainult see naiseliku poole nagu juurde keeramine. aga see on ka see, et ma luban päriselt elu asjadel läbi voolata. ma arvan, et minu jaoks on ka seks selles mõttes oluline, sest ma tajun, et ma läbi seksi nagu kuidagi ka energia voolab. ja kui ma tükk aega nagu, ma ei tea, tuleb pikk paus sisse, siis mul teatud pinged kehas nagu ma ise ei lähe mingisse lubamisse, tegelikult ma ise teen seda enda kehale, et kui ma oskan ise olla nagu selle energia mõttes tähelepanelik, siis kõik tavaliselt voolab. kui ma mõtlesin, et oot, kuidas ma siis neid värke teen nagu, kuidas ma päriselt luban seda naist enda ellu ja nagu see eelmine kord seesama krutskite koht on ju, siis mõnes mõttes ma ikkagi loon teadlikult oma eksperimente ellu. et kes teab mind kauem, siis teab, et Eeniksel tuleb jälle mingi hoog peale. teeme sellise katse.
elame kuu aega nii või 2 nädalat nii, vaatame, mis juhtuma hakkab. Ja mul tuli selle peale üks lugu meelde ka. mäletan, meil oli mm, äkki mingi, ma ei tea, äkki juba 2 aastat tagasi, aga ma mäletan, et oli teadmine, et ühel kuul, et mul oli ka naistega kõned ja ühel kuul oli teemaks mustrid. ja ma nii hästi mäletan, et ja siis mul tuli nagu see teadmine, et räägime mustritest ja sellest, et kuidas kõige paremini mustrid elus läbi näha. ja siis ma ei tea, tuli mingi teadmine, et selleks ära tee mitte midagi. nagu mine kaasa lihtsalt oma eluga, ehk siis ära kontrolli midagi ja luba lihtsalt elul juhtuda ja siis järgne sellele. minul kulus 24 tundi, et minu peamine muster tuleks kohe nagu nätaki nagu, jah, noh, saan aru küll, onju. ehk siis see mustrite, et kui sa nagu tahad näha, et mis sul on, sest tavaliselt me katsume ikkagi teadlikkusega kontrollida ikkagi ära, et noh, kui ma midagi ei taha ellu või kui ma ei taha mingeid asju või ma tahan omada täiskontrolli oma elu üle, siis on nagu parem nii, et juhi, kontrolli, tee, ta-ta-ta. ega see ei tähenda, et me alati õnnestume, aga siis tulevad nad nagu aeglasemalt välja nagu. noh, sest et me sageli ka kipume oma päeva täitma mingite rutiinidega, mingite võib-olla kohustustega ja siis nagu ei jää aega selleks, et elu saaks avalduda. ja ma arvan, et see oli üks vahvamaid nagu õppetunde mulle endale, et tõesti nagu ja meeldetuletus ka onju. päriselt, kui sa tahad oma mustreid näha, siis loobu kontrollist ja siis sa näed, mida head ja mida halba sa päriselt lubad. ja ma arvan, et see on ka minu jaoks olnud selline ähm, nagu see, et kuidagi ma läbi nende mingite oma eksperimentide kaudu ja sageli ka oma kliente sellesse kaasa tõmmates, siis, siis ma näen nagu seda, et kuidas nagu tegelikult see loob mingit uut mind, ma saan mingeid uusi kogemusi, mingit uut elu ja, ja kuidagi täna mõtlesin, kui ma need mingi paar punkti endale kirja panin, mõtlesin, et noh, päris hea. mis eksperimenti ma nüüd teen, et tegelikult ma tean, ma praegu teen seda oma kirjutamise eksperimenti mõnes mõttes, see 21 päeva on ju, et te luulutate sinna vahele mingeid asju. aga ka need on nagu mõnes mõttes heas mõttes eksperimendid. et aga kuidas see mõjutab mind, kuidas see nagu loob seda muutust minu sisse. ja siis ma mõtlesin ka, et mis veel ja ma tegelikult ennem teiega seda esimest kohtumise algust ma tegin jälle seda, ma puhastasin oma füüsilist ruumi, ehk siis mul on mingid teatud nagu identiteedi muudatused või minu sees toimuvad energeetilised muudatused, ma arvan, et seda teevad väga paljud. et siis, kui sa oled teinud mingi sisemise shift'i suure, siis järsku vaatad, need riided peavad nüüd minema, tahaks nüüd kodus korda teha, üleliigsed asjad minema, anname kellelegi midagi ära. ehk siis on see nagu ruumi loomine mõnes mõttes ja ma mäletan väga hästi ka seda, et siis, kui ma ei olnud veel kindel oma nagu noh, et kas ma üldse valin oma praeguse abikaasa enda abikaasaks ja kas ma üldse kedagi tahan enda kõrvale või keda ma tahan, siis ma mäletan seda, et kui ma kolisin ära oma eksabikaasa juures, siis mul oli kapist pool oli kogu aeg tühi. ma teadlikult ei pannud sinna enda mingeid asju ja siis ma ikkagi ju mingi 7 kuud või elasingi nii, et mul kapis tegelikult noh, lapsedki toovad mingeid asju ja oligi nagu ütlesin, et siis tuleb minu mees, siin on tema jaoks ruumi, sest mina näen, et minu kõrval on see mees ja isegi nagu nägemata võib-olla nägu või, sest mina nagu tahtsingi tunda seda, et see tuleb nagu pigem minuni ise kui see, et ma kontrollin, mul on vaja nüüd kedagi siia, vaid pigem ma las see ruum olla siin, küll see ruum siis täidab ennast nagu loomulikult millegagi. ja ma arvan, et see ruumi puhastamine ja see oli üks eelmise aasta, ma eelmisel suvel käisin ühel kursusel, 4-päevasel kursusel. üks ühendusfestivali õpetajatest tegi Eesti retriiti, siis ta kutsus mind sinna nagu osalema ja, ja siis tema tegi nagu kogu see koolitus oli nagu juhtimisest ja sellest, kuidas kõige lihtsam on nagu elu luua. ja tema tegi seda läbi niisuguse sisemise essentsi teadvustamise, ehk siis kui sa tead, mis on see sinu sõna, minu sõna on kohalolu, et ma loon kohalolu, ma olen kohalolu.
kellel seal oli rõõm ja kellel oli mis iganes. Ja me tegime ka seal oma niisugused endise identiteedi matused ikka nii nagu ülipühalikult ja nagu rituaalselt. ja ja siis mingi aeg hiljem, kui meil oli see asi läbi saanud, siis me tegelikult tegime ka niisuguseid järelkohtumisi peale seda retriiti, et aidata, no tema nagu juhendas seda, et me seda integreeriksime kogu seda materjali ja kogu seda kogemust enda jaoks. Ja siis ma mäletan, kui tema tõi välja selle, et mõnikord võib peale selliste suurte sisemiste energeetiliste muudatuste või äravalimiste tegelikult toimuda puhastusprotsess päris pikalt. Ja see sisaldab nii selle füüsilise ruumi puhastamist, võib-olla keha puhastamist, võib-olla isegi oma niisuguse intellektuaalse ruumi puhastamist, oma digitaalse ruumi puhastamist. Ja tema tõigi välja ka selle, et olla ise hästi teadlik sellest. Et ja ma olen ka sellest tegelikult ju varasemalt päris palju rääkinud, et see puhastus tuleb, me ei tea alati, millisel viisil seda puhastust me ise alateadlikult loome, on ju. Aga, aga et me saame tegelikult toetada oma ka niisugust integratsiooniprotsessi või niisugust omaksvõtmise protsessi läbi selle, et me ise teadlikult puhastame oma ruumi, loome ruumi sellele, mida me tahame oma ellu rohkem saada ja tegelikult lubame endal lahti lasta sellest, et mida me enam ei taha. Et mõnikord me lihtsalt ankurdame ennast mõne asjaga, no ma ei tea, mingi kallis asi on mingist asjast, aga tegelikult alateadlikult tuletab meile meelde kogu aeg nagu seda ühendust selle mingi sündmusega, mingi asjaga, mis jälle omakorda ühendab meid mingi identiteediga kokku, on ju. Ja noh, ma arvan, et minu enda puhul mm, et mul oli eelmisest suhtest lahti väljaastumisel üldse selle suhte lõpetamise puhul kõige valusam teema oli kodu ja maja ja kogu see asi. Ma armastasin seda keskkonda, kus ma elasin. Ma olin ise valinud selle enda keha järgi, selle koha. Ta oli energeetiliselt iseenesest hästi puhastava energiaga ja hästi intensiivse energiaga koht. Aga mind toetas see ojavulin seal, see tiik, see mets, see kõik ja tegelikult oli tohutult keeruline ja valus mulle sellest lahti laskmine nagu, et ma hoidsin nagu, et süda ei tahtnud nagu lahti lasta sellest. Ja mõnes mõttes toona siis tekkis mu eksabikaasal üks sõbranna ja muidu meil oli nagu ukse peal oli laste üleandmine. Aga siis see sõbranna tookord tal seal trigerdus, et miks ta räägib minuga ja, ja siis ta enam-vähem sõimas mu läbi ja ütles mulle väga palju inetuid sõnu. Ja see tõi esile minus nagu sellise tohutu viha, aga samal ajal ma sõitsingi autoga õue pealt ära, läksin oma lemmikmetsa, kallistasin lemmikpuud, andsin oma viha nagu kogesin seda seal keset metsa. Aga tegelikult noh, hiljem ma sain öelda, et issand, kui tore kingitus selline trigerdav sõbranna on ju oli, sest et mina tegin palju kiiremini selle protsessi ära, et ma lasin lahti. Ja see on nii naljakas siin, ma tegelikult juba ammu mõtlesin, miks ta seda mulle automaatselt selle Haanjalanna siin selle minu nime juures on jälle Haanjalanna. Aga tegelikult tookord oli nagu kogu selle puhastusprotsessi veel kõige nagu mahlasem periood või mahlasem osa oli see, et kui ma tegin selle majast lahtilaskmise ära ja see kodu oli Haanjas ja minu haanjalane identiteet mõnes mõttes oli seal sellega koos, siis tollest järgmisel päeval saime äriregistrist teate, et OÜ Haanjalanna on kustutatud. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et lihtsalt see oli nagu no, nii nagu okei. Ja siis ma tegin kohe mingi viimase raha eest lõin uue ettevõtte ja ostsin lastele süüa. Ja siis ma mõtlesin nagu, et okei, niisugune võimalus anti mulle nagu noh, ühe protsessi nagu tulemusena järjest lahti lasta. Ja mõnes mõttes see vabaduse tunne, mis sealt nagu tekkis. Ja loomulikult ma ei saa täna öelda veel, ma ei tea, 100%, et ma olen nagu kõigest sellest lahti lasknud, aga, aga selle teadvustamine, et see maja, see kodu, see loodud mingi tähendus oli mulle hästi oluline ja, ja, ja võib-olla Madli isegi mäletab siin seda kohta, et kus Seenike tegelikult mingis meie ühes esimeses vestluses võib-olla mainis,
no ma ei tea, isegi vahepeal hakkab see meel rääkima seda lugu, et nagu umbes, et see eksmees oli kuidagi, kuidas ma ütlen siis, et ma igatsen justkui seda suhet. noh, et seal oli nii palju positiivset ka justkui, aga tegelikult selle taga, et see aitas mul kohe nagu eraldada, et ei, küsimus ei olnud mehes, et küsimus oli selles, et mina ise elades seal, olles selles majas, kus viibis ka mu eksabikaasa, onju, et seal tegelikult olin ma ise loonud endale hästi toetava rütmi, hästi toetavad tegevused, hästi toetava keskkonna, onju. Ja siis, kuidas ja nii kui mul tekkis see eraldus, noh, ma mõtlesin, et jaa, thanks, Einika, sa olid lihtsalt nagu nii vägev, et sa nagu ükskõik, mis oli, ma valisin nagu kogu aeg neid mingeid asju teha, mis toetasid tegelikult mind ja panid mind särama, sest et minu fookus oli kogu aeg sellel, et mina naudin iga päev, mina teen iga päev, mina olen iseenda jaoks iga päev. Ja isegi kui see oli natukene mantra juba isegi kohati, aga see oli minu mõnes mõttes niisugune ellujäämiseks vajalik viis, et kuidas mina oma närvisüsteemiga hakkama sain. nii et äh, tasub olla sellest puhastamise ja füüsilise ruumi puhastamise aspektist hästi teadlik, eriti kui me tahame oma ellu luua ruumi juurde millegi jaoks, mis seal võib-olla täna ei ole või mis on väiksel määral ja, 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 ja siis, ja see on ka niisugune sisemine otsus, on ju, et kuidas mina ise loon seda ruumi iseenda jaoks, siis ma arvan, et nii aeglus kui vaikus on kaks sellist asja, mis minu jaoks on ka olnud need, kus ma olen pidanud ikkagi seda teadlikult valima, et kui ma olen varem ka seda öelnud, et kui mulle hakkab tunduma, et elu läheb liiga kiireks, liiga hõivatuks, liiga intensiivseks, slow down nagu, sest et see energia, see kiirus ja kiirus ja kiirus, et siis ma saan aru, et see tavaliselt nagu noh, vanasti oleks lõppenud alati sellega, et ma mingil määral olen läbi põlenud ja ma ei taha enam mitte midagi. ehk siis ma keeran selle meesenergia nagu põhja ja mõnes mõttes nagu ei loo ise seda aeglustuse ruumi ja siis ma tegelikult ei tea, noh, siis ma kaotan oma selle kontakti enda kehaga ära, aga loomine käib läbi keha ja siis on nii huvitav nagu niisugune spiraal, kuhu sa võid nagu sisse minna või niisugune tsentrifuug, et sa lähed sinna kiirendusse sisse, aga siis tegelikult su kehas on kogu aeg kiire tunne, nagu ärev tunne, hästi kiireks läheb. ja siis tegelikult see loomine, noh, kui sa mõtled, et igas energeetilises olekus, kus sa oled, onju, sa lood midagi. ja kui sa lubad ennast niisugusesse nädalasse üliintensiivsesse rattasse, siis on küsimus, mida sa siis lood. veel ratast juurde nii-öelda, veel kiirust juurde. ja see aeglustamine on minu arvates see, mis on natukene nagu noh, mitte natukene, ta on kohe kindlasti nagu võti olnud minu jaoks ja eelkõige sellepärast, et ma märkaksin, mida ma tegelikult praegu tahan ja julgeksin nagu, et mul oleks aega lihtsalt enda käest küsida mingeid olulisi küsimusi hmm.. Ma arvan, et kogu selle ehedusest podcasti loomisel, ka kõikide nende nagu äh, eheda või autentse turunduse mingites gruppides ja sellesse teemasse hästi palju sisse läinuna, siis ma saan aru, et üks oluline koht, mida ma nüüd tagantjärgi vaadates olen vaadanud või mõelnud ja mis läheb kokku ka eelmisel korral natukene me rääkisin sellest, et see mõnes mõttes see autentsuse koht, et kui ma et kas ma teen midagi nagu iseenda pärast või teen ma seda sellepärast, et justkui peaks või võiks või on võimalik või blablabla bla, bla. et siis ma olen tegelikult küsin alateadlikult või siis teadlikult iseenda käest ka seda, et oota, et kui, et mida valib see päris mina, see, kes minu seest, see hing, mis tema valib ja kuidas, millisel viisil, sest et mina olen küll enda, ma arvan, et just sotsiaalmeedia näo koha pealt ikkagi nagu noh, kõige enam ma arvan, et ma kannan maski sotsiaalmeedias kuidagi alateadlikult, kui ma ei ole teadlik selles. see minu enda hääle kasutus
ja ma saan aru, et see on nagu, kandub ju kõikidesse eluvaldkondadesse, et isegi kui me arvame, et me teeme ainult ühe koha peal, siis tegelikult me teeme seda iga koha peal. Et siis ma olen ikkagi aina rohkem teadvustanud seda, et mis on see päris minu asi. Et siis noh, oma turunduskontekstis ma võin välja tuua, et kui, et isegi kui on korrad, kui ma tahaksin ai-d kasutada mingite tekstide jaoks või ta aitaks mul struktureerida või koomale panna, siis ma arvan, et üks tüüpilisemaid lauseid, mida ma talle mõnikord olen pidanud ütlema, siis ma pärast tõmban teksti maha ja kirjutan ise ikkagi lõpuks, onju. olgu siis vigade ja komade ja vigadega ja ma ei tea millega, onju. aga et on see, et see ei kõla nagu mina. See ei ole nagu mina. ehk siis sest ma saan ise ju aru, kuna on nagu mina, päris mina ja kuna ei ole. Ja see on aidanud mul lihtsalt aru saada sellest, et mis on need ekstra asjad, mida ma teen võib-olla mingiks tõestamiseks, maski kandmiseks, mingiteks asjadest. Ja siis samal ajal ma saan aru, et ju iga kord, kui ma valin teha kasvõi maski kandmiseks, mida mõnikord on vaja teha, kui ei ole vaja nagu liiga palju nagu anda ennast välja. aga tegelikult tollel hetkel ma valin toda ennast, sest ma kehastan siis seda toda ennast. isegi kui tundub, ah, mis selles siis ei ole, kui ma natuke maski kannan, onju. aga tegelikult ma valin tollel hetkel ju olla see, loomulikult seal on alateadlikult ju ka mingid perspektiive. mm, ja mina olen ise hästi suur küsimuste küsija, ma küsin iseendalt samu küsimusi, mida ma teinekord võib-olla kasvõi siin meie vestlustes või kõnedes küsin, ehk siis ma küsin endalt ka hästi palju küsimusi. ja läbi selle, noh, et ma arvan, et see on tulnud selle tööriistakastiga kaasa. Et sa nagu küsidki ja kui sa oled mingeid raamatuid ja asju lugenud, siis tegelikult juba neid küsimusi on päris palju, mida me oskame iseenda käest küsida. no ma ei tea, kui sa oleksid aus, siis mida sa ütleksid või noh, mingid niisugused, oo, ma just nägin, kuidas meil just traktor tuli siia niitma ja siis meil on siin rukkiräägud elavad põllu peal. Siis ma nägin nüüd, et traktor lõpetas töötamise ära ja siis ta jättis mingi tutsu niitmata, siis ma nägin, kuidas räägud jooksid nüüd sealt tutsust teisele poole teed. et muidu me ei ole neid näinud, aga praegu täpselt, et kuna ma nägin ühte üliägedat filmi, ma ei tea selle filmi pealkirja, mul lihtsalt mingi vahepõige tuli siia, aga ma tegelikult, kui te, ma ei tea, äkki ma leian seda kuidagi ülesse, aga see oli põhimõtteliselt niisugune dokumentaalile põhine nagu dokumentaalfilm noortest, kes läksid siis kuskile, ma ei tea, Šotimaale või kuhugi sinna saarte peale. Nende töö oli öösiti käia kuulamas, kas nad kuulevad rääke nagu häält tegemas. Ja siis, et ära loendada, sest et seal on nad kõik ära hävinud erinevate põllumajanduse ja ma ei tea, mis tegevuste tagajärjel. Ja siis seal filmis näidati seda linnukuju, siis ma nüüd täpselt nägin heleda tee taustal, kuidas täpselt sellise kujuga linnud läksid. aga see film oli muidu hästi ägeda looga ja hästi palju just sellest, et aga et noh, et kes siis olen mina, mida ma valin. sest et noh, noored inimesed neid küsimusi enda käest seal nagu küsisid. ja minu arust seal oli ka mingi niisugune perekonnalugu, aga selle kohta ma pead ei anna, sest võib-olla ma panen kaks filmi kokku, kus siis tegelikult ka see nagu, et mida ma valin vanemate pärast ja mida ma valin ise. mida ma valin sellepärast, et ma olen lojaalne näiteks. ehk siis needsamad küsimused, mida me saame iseenda käest tegelikult kogu aeg küsida. ja ma arvan, et minul on küll ellu väga suurt muutust loonud see, et ma küsin küsimusi iseenda käest ja, ja, ja see aitab ruumi selle jaoks, sellele minule, kes ma tegelikult tahan olla või et aitab märgata seda, mis ma praegu võib-olla teen automaatselt või kus ma kinni olen. ja see oli ka üks eksperiment, mis mul oli eelmine suvi. ehk siis see viimane punkt, mille ma välja toon, on see, et äh, ma vist läbi mingi teooria jõudsin nagu selle loa andmise teemani, ehk siis, et kuna minu mõistus tahab hästi palju nagu muidu kõike teada ja kuidas kõik asjad juhtuvad ja kuidas ma nüüd, kui mina tahan muutust elus, siis mina pean juba nägema teed ja võimalusi ja kõike ja siis ma pean kõike seda tahaks nagu alateadlikult hakata kontrollima, aga sellega ma aeglustan tegelikult ju protsessi, onju. Ja siis ma
ja siis oli ka emotsioonide nagu lubamisel ja äratundmisel, et üks peamine asi, mille taha ma iga kord kuidagi hakkasin kinni jääma, et ma saan ise aru, et ma tunnen vastupanu tegelikult mingit tunnet tunda või midagi tunnistada. Ja siis mind aitas ainult see, et ma ütlesin endale, et ma annan endale loa tunda vastupanu või siis no, ma hakkasin nagu seda kasutama hästi palju. Ja siis noh, kasvõi seesama, ma luban endal vastu võtta, ilmselt te olete minu kõnes seda märganud. No seesama, luban endal kingitusi vastu võtta, luban endal kirjutada, luban endal teada, luban endal öelda jah või luban endal öelda ei. Luban endal kõva häälega rääkida. Ehk siis, et kõik need, et ma põhimõtteliselt ma ütlen selle lihtsalt endale välja või kirjutan endale välja, et ma luban endal täna õhtul lihtsalt olla, ma ei tea, lõõgastunud. Ehk siis ma nagu ütlen iseendale, et ma annan endale loa. Aga, ja see on olnud mingi niisugune nõks, mida ma kasutan ja mis on noh, tõesti nagu kuidagi ma tegin seda teadlikult läbi mingi teatud küsimuste viisi, nagu küsimuste, siis ma ei mäleta, täitsa uskumatu, et mul peast on nagu see autor läinud. igal juhul on ta Sedona meetodi looja, kes siis kui tal oli, põhimõtteliselt arstid ütlesid, et nüüd ta sureb ära ja elu on läbi, siis ta istus enda siis seal korteris ja arvaski, et nüüd on kõik temaga ja siis ta hakkas oma elule peale vaatama ja võttis kõik need raamatud, mis ta sinna riiulisse oli kogunud. Ja siis ta sai aru, et ta ütles, et noh, et kurat, et ma olen tark mees, on ju, et aga et miks ma ikkagi ei ole osanud elus õnnelik olla. Et miks ma olen lubanud sellel armastusel minna, keda mina tahtsin või et noh, ta sai niisuguse kogemuse lihtsalt, et ta palus kätt naiselt ja siis see naine ütles ei ja siis ta sai sellest nii tugeva emotsionaalse sellise nagu eemaletõukamise kogemuse, et siis ta ülejäänud elu nagu nautis justkui elu igat teistmoodi, aga ta ei tundnud mitte kunagi südames seda õnne ja siis ta tahtis, nagu siis ta ütles, et vahet ei ole, et kui ma suren ära, et siis ma võin nüüd oma elule vaadata peale, siis ta tegi ja et siis ta iga kord, kui mingi emotsioon tuli, siis ta lubas endal seda emotsiooni tunda ja siis ta hakkas ootamatult tervenema, sest et ta järjest võttis oma elu kõige valusamad kohad peale vaadata. Ja siis ta ütles, et ühel päeval ta hakkas iga päevaga rohkem rõõmu tundma elust. siis ta tervenes, tema keha füüsiliselt tervenes ja siis tema on töötanud neid erinevaid meetode välja ja üks osa sellest meetodist on see, et ta küsib enda käest ka mingeid küsimusi ja seal on see, et kas ma luban endal praegu näiteks X tunnet tunda, kas ma luban seda tunda praegu ja kuna sa ütled jah, jah, jah ja siis kui seal on mingid testküsimused ka, et mul on need kuskile endale üles kirjutatud, aga ma ei ole nüüd tükk aega läbi nii-öelda, et minu jaoks oli nagu see, kui ma seda kuidagi proovin sõnadesse panna, siis see oli see, et kui ma ühel hetkel enam ei suutnud nagu midagi kurat keha kaudu ära tunda mõnes mõttes ja ma olen nii analüütiline inimene, siis minul aitas nagu liikuda, teha mingi hästi suur oluline spurt oma et ma ei jäänud kinni mingitesse tunnetesse ja ei seganud ennast läbi selle, et jah, kas sa tahad nüüd, kas sa oled valmis sellest emotsioonist või sellest tundest lahti laskma? jah, kas nüüd? jah. siis, tehtud, okei. et siis ma ei jäänud kinni kuhugi ketrama mingeid asju ja see oli hästi palju, aga ma saan aru, et sealt ma võtsin siis selle jupina kaasa selle lubamise. Et ma kasutasin seda võib-olla mingites teistes kontekstides rohkem varem, aga et mulle meeldib nagu iseendale, nagu mõnes mõttes ütlen iseendale, et ei, Miki, kas sa lubad nüüd last lahti lasta ja siis ma ise ütlen jaa. et see on nagu niisugune sisemine kõne, aga see nii hästi töötab just minu analüütilise meele jaoks, siis ma ei pea, et otsustadki, et aga nii ongi. Ja noh, ja mõnikord tulebki ta tegelikult peale seda luba ja üsna sageli, noh, seal on mingeid erinevaid lähenemisi sellest, aga mind nagu hästi kõnetas see, et seal saabki nagu läbi mingite kontrollküsimuste, et kas selles äh, no igal juhul, et kas on ellujäämine, kas on heakskiit, kas seal on noh, mingid niisugused mudelid, et sa saad ära tabada, et hästi kiiresti nagu ära
läbi näha, et mille pärast sa midagi teed, näiteks oma kasu poolest on ju, et mis kasu ma sellest saan, et ma iga kuu, ma ei tea, vihastan on ju, noh, seesama, et siis sa saad ära näha, et tal on mingid tohutud vinged raamistikud selle jaoks ja kunagi võiks täiesti sellest isegi juurde nagu õppida natuke. Aga jaa, ma arvan, et see on olnud minu jaoks mm, mm, tegelikult päris palju asju, mida ma teen, et kui ma seal veel selle vaikuse ja aegluse juures, noh, sinna alla käivadki kõik saunad ja muud asjad. aga Aga kui nüüd tulla tagasi sinu juurde praegu või selle naise juurde, kes sina oled praegu ja, ja, ja võib-olla sa näed neid erinevusi sellest, mis sa võib-olla kirja panid või mis pilti sa enda ees hoiad sellest, et ma olen see naine. Et siis kuidas sina teed päriselt ruumi? Kuidas sina teed ruumi sellele osale sinust? Et kas mõnikord on vaja selleks, nagu öeldakse, et vist kõik nagu dieeti pidanud naised, kes kunagi on kehakaaluga võidelnud nii-öelda, siis, siis tavaliselt on niimoodi, et kui nad oma viimase motivatsiooniseeliku ära viskavad, siis alles siis võtavad kaalust alla, nagu öeldakse. Et mõnes mõttes, et muidu on see, siis kui ma kaalun nii palju, siis ma panen selle seeliku selga, aga siis sa tegelikult ütled endale, et ma ka siis kui ja siis sa nagu kogu aeg ütled, et see juhtub kunagi tulevikus. Ja siis nad tavaliselt nagu aktsepteerivad seda olukorda, mis hetkel on, läbi selle, et nad lihtsalt lasevad lahti sellest viimasest motivatsiooniseelikust või kleidist ja siis nad on nagu vabad nüüd olema see, kes nad tahavad tegelikult, on ju. Et mis on see, mis sina ise, kui sa mõtled natukene selle peale ja natukene seal praktikas läheme ka sellele tasandile. Ja võib-olla teine küsimus sulle siia on see, et kui me sellest loa andmisest ka, et millise loa sa oled endale viimasel ajal andnud? Kas sa oled endale andnud luba millegi osas võib-olla ja see on nagu hea koht, kus mõelda, et aga kus ma võiksin veel anda endale loa, võib-olla me oleme alateadlikult teinekord nagu keelanud. Ma arvan, et noh, võtame selle sama kingituste näite, on ju. Minu baasuskumus on see, et mina pean olema kasulik, sest et siis ma olen väärt elu, noh, kõige lühidamalt öeldes, on ju. Ja kui mina ja selle uskumuse pealt on väga keeruline neid kingitusi vastu võtta, sest et ma pean ennem kasulik olema ju. Ma pean ju tubli olema ennem. Ma pean tegema kõiki asju ennem ja siis kui. Ehk siis see ongi seesama, et aga ma annan endale loa täiesti lihtsalt, et mulle tuuakse kingitusi või mulle kingitakse midagi sellepärast, et mina olen lihtsalt mina. Ma ei tee mitte midagi. Ma luban endale teha kingitusi. Ehk siis see ongi niisugune pisike nagu nõks. Ehk siis sa võid ka mõelda selle peale, et kas on mõni asi, milles minul tuleks siis endale luba anda või mis on need tegevused, mida ma juba täna saan teha selleks, et oleks ruumi selle minu jaoks, keda ma tegelikult tahan elus veel ja rohkem kehastada. Nii et see oli niisugune minu lühike sissejuhatus sellele meie tänasele vestlusele. Vaatan, jah, ilusti 40 minutit lain nagu niuhti. Enda arust paned paar punkti kirja. Aga annan teile hetke ka, et mõelda, et kas te tahate midagi selle kohta küsida, mis ma nüüd rääkisin. Või siis jagada mingit niisugust täiendust. kuidas see käib? Jaa. Ja kusjuures sellega tulebki meelde, et näed seesama koht, et kui sa maagiaks ruumi ei jäta nii-öelda elus, on ju, et siis ma olen aru saanud sellest kohast, et kui sa ikkagi enda kalendri nagu täiesti täis paned ja oma päeva nagu tegelikult energeetiliselt paned nagu nii täis, no kui seal ei ole ruumi ja siis ma olen ise pannud tähele,
et mõnikord isegi kui ma tean, et mul seal kalendris on nagu väike, nagu tundub nagu juba peale vaadates tihe, siis ma olen aru saanud, et väga paljud asjad loksuvad ümber, siis kui mina nagu aeglustan, isegi, et selle asemel, et hommikul kell 8 istuda arvuti taha, hakata tööle, ma hoopis vastupidi lähen koeraga välja näiteks jalutama või lähen lihtsalt teen oma mingit liikumist või lihtsalt kasvõi kirjutan on ju päevikut, mis nagu justkui ei tundu prioriteetne ülesanne antud hetkel olevat. aga ma olen pannud tähele, et see viib mingisse lõõgastusse ja siis eelmisel suvel ma korduvalt kogesin just seda, et kuidas lihtsalt asjad lahenevad ise ära, et need asjad, mis mina olin planeerinud justkui oma to-do listi, siis kui ma aeglustasin ennast väga aeglaseks kogu selle ruumi iseenda, enda keha, et siis järsku tuleb mingi, sul to-do listist kukub ära nagu sellest 5-3 kukub ära, sest keegi ütleb, kuule, tead, meil tuli niisugune asi, äkki sa tahad, ma teen sulle seda või et helistab hoopis see inimene ise ja juba pakub mingit lahendust ja noh, kõik asjad nagu, et kõik loob ennast ise ära. ja mõnes mõttes seal ongi see, et aga kui mina ise nagu panen kõik endal planeerin ära nii-öelda, et siis tegelikult nagu noh, siis ma noh, nagu sa ütlesid, et siis on rabelen rattas ja rabelen ja siis ma loon rabelemist. et nii juhtub. Erik Edmits ütleb nii toredalt, et kolm to-do listi, et for today, for tomorrow and for universe. Mhm. et mul ka mingid need, et ma ei oska seda remondimeest kuskilt otsida, aga universum saatke mulle mõni Kemsu pottlaksu või midagi siukest, et vahepeal ma tegin kogu aeg seda, aga nüüd ma ei tee seda eraldi, nüüd on nagu see igapäevane need listid ja universum võib võtta täpselt samamoodi alati kõik need lahendada, et David Beyer ütleb ka seda, aga probleemid lahenevad alati, sina vaata, kuidas nad lahenevad, ära hüppa sisse, eks ju. ja, ja õige, nõustun jälle 100%. Mm. nii, kas me teeme praktikat ka? Mhm. siis Vivian ei tahtnud Vivian ei taha. kommentaarida. ei, ma olen mõttega kaasas teiega ja selles mõttes minu loomised on ka olnud samamoodi pigem nendest kohtadest, kus ma isegi nagu ei mõtle sellele asjale või nagu noh, lasen täielikult minna ja siis kõik nagu alati tuleb täpselt nii imeliselt. aga ma lihtsalt tahaks öelda, et ma täna pean ikkagi kuskil 10 minuti pärast ära minema. loodan, natuke jõuan praktikas ka osaleda. jah, no nii, aga siis praegu on hea võimalus teil korraks silmad kinni panna ja lihtsalt lõdvestuda ja võidki kohe alguses lihtsalt hingata, enda rütmi hingamist märgata ja kui sa tahad korraks sinna teha ühe niisuguse sügavama hingamise, siis sa võid seda teha, lihtsalt märka seda enda hinge õhu liikumist ja seda, kuidas iga hingetõmbega siis lõdvestud ja siis tekib ruumi juurde ja, ja ma kogu selle nii-öelda väikse harjutuse jooksul palun sul lihtsalt olla niisuguses vaatleja positsioonis, mitte parandada. sul ei ole vaja mitte midagi muuta selle iseenda juures. ja, ja ma lihtsalt kutsun sind tegelikult täna kohtuma selle naisega, kes sa juba praegu oled, kes praegu sinus olemas on, kõikide nende osadega. ja kui sa vaatad tänasele päevale tagasi, siis milline naine täna elas ja oli selles päevas kohal? võib-olla sa nägid seal erinevaid osasid. kas see oli äkki mingi tegutseja või hoolitseja, võib-olla hoopis kontrollija või siis nägid seal ka mingit tublit tüdrukut või vastupidi, just sellist
voolavust või hoopis olid sa täna ettevõtja, tegid oma ettevõtte liigutusi? olid sa täna ema, partner või märkad sa seal päevas mõnda päästja rolli või hoopis mingisugust teist rolli, kus sa võib-olla isegi ei oleks tahtnud ennast leida, aga sa siiski leidsid. Ja eesmärk ei ole selles mõttes anda hinnanguid, et näed, ma ei tea, nüüd kontrollija on parem või enese eest hoolitseja. Lihtsalt eesmärk on lihtsalt märgata seda, et milline osa täna sinu päevas kõige enam võib-olla sai väljendada ennast. ja võib-olla oli neid mitu. ja kui sa nüüd korraks need rollid, need erinevad viisid, need olekud lihtsalt vaikseks keeraksid korraks, nii-öelda nad jääksid kõik vait, siis kes on see naine, kes jääb alles? ja nüüd sa võid seista selle, justkui kujutada ette, et seesama naine, kes alles jääb, alles jäi, ta seisab sinu ees. mitte see osa, kes seal peaks olema, vaid see, kes sina tegelikult oled. vaata teda. vaata, kuidas tema hingab. kuidas ta seisab. milline on tema pilk. kui aeglane või kiire ta on. kas ta tõestab midagi kellelegi või ta lihtsalt on. ja sul on võimalus tema käest küsida, et millele tahaks tema, et sina oma elus ruumi looksid, ruumi teeksid. see ei pea olema nii, et sa muudad kogu oma elu ära. aga võib-olla on tema soov luua ruumi rahu jaoks või loomingule või hoopis aususele, puhkusele, sensuaalsusele, häälele, armastusele, mängule või vaikusele. vaata, mis on see, mis tema ütleb, et ja loome nüüd koos ruumi selle jaoks, sellele. nüüd vaikselt võid tulla tagasi siia ruumi. ja ennem kui sa midagi üldse teed, siis sa võid enda märkmikusse kirjutada lihtsalt ühe lause. sellel nädalal teen ma sellele naisele ruumi nii, et ehk millisel viisil sa sellele naisele teed ruumi juurde. et sellel nädalal ma loon ruumi nii, et